Mina läksin sinna komissariaati, vaatasin arstile silma, arst ütles mulle. This is the emergency broadcast system. This is not a test. Ilusti kenasti kätte jõudnud juba 3. päev sel nädalal, millal mina uploadin järgmise video. Loodetavasti ma jõuan selle monteeritud, sellepärast et ma filmin selle video ära ja siis ma lähen kohe pessu, jooksen kuhugi järgmisse kohta ja siis jooksen järgmisse kohta, tulen koju, monteerin ära ja lähen 3. kohta. Nii et seal vahepeal on niisugune 2-tunnine window, mille vahel ma pean saama sellesama videona tehtud ja sellest tulenevalt ei saa see video olla kahjuks ei saa seekord video olla nii nagu põhjalik, et ma lähen 40 minutit või tund aega uurin mingit asja. Aga meil on võimalik muuta maailma selle videoga. Meie üheskoos, kõik matunaatorid, kes te olete kogunenud kokku siia, 33 000 inimest. Loomulikult eile veel. Mul on hea meel ühe väikse vahva asja üle. Te olete niivõrd vahvad tagasisidet andnud ja loomulikult edaspidigi. Kommentaarium on teile, mu sõbrad. Kõik need likeid, kommentaarid ilmselt ajendavad mind veel edasi tegema seda asja. Kes teab, kui te tõesti mind innustate niivõrd hästi edasi, äkki järgmine nädal teeme täpselt seda sama pulli. Te peate hoidma minu motivatsiooni, indu, kõik ei raugeks, aga eile siis vaatamata Martti Hallik, nagu te näete siis tõesti väga kurb on olukord. Me ei saa üldse vaatamisi. Aga näed siin, Monday juba hakkas vaikselt tulema. Tegime ühe sit-down video. Kohe 4-2 subscriberit ka. Suured tänud kõikidele uutele subscriberitele ja kui te pole veel kellanuppu sisse vajutanud, tehke seda. Aga lähme kohe kaunilt tänase video juurde. Üks YouTuber, kelle vastu on mul mad respekt. Lausa võiks öelda, et ainuke YouTuber, kelle peale ma olen nagu reaalselt kade üle kõikide YouTuberite maailmas, sest et ma saan talle samastuda. Ta on eestlane ja ta läheneb 100 000 subscriberile. Kõige töökam YouTuber Eestist, väga asjalik. Loomulikult meie võibolt maailmavaated ei ühti kuidagi moodi, aga sellegi poolest on ta saavutanud midagi, mida võib-olla ükski Eesti rahvusest inimene ei ole siiamaani veel saavutanud, vähemalt minu teada. Kellest me siis räägime? Kes on see suur mees? Ei keegi muu kui Artur Rehi. Nüüd te mõtlete endale, mis asja Artur Rehi? Võib-olla pole kuulnud. Kuidas see kuulnud üle? Vaata siia. Ma pole subscribe'inud sellel kanalil. Kurat küll, näed. Juba aitasin. Kui sina pole subscribe'inud, pane ka subscribe. Kohe me jõuame selleni, miks peaks subscribe'ima. Väike tagasivise esmaspäevasse videosse. Ma ütlesin seal, et mulle väga ei meeldi see maitse või nagu imelik maitse on. Siis ma olen sellega ära harjunud ja kui hea see. PewDiePie ja Keemstari kombo. Soovitan soojalt. Aga mul ei ole teile koodi anda. I am so sorry. Mul ei ole sponsoreid siin nagu nendes videotes. Ma ei saa mitte midagi sellest. Aga teie saate lõbu. Lähme edasi. Artur Rehi. Miks mina üldsegi tunnen kadedust selle poisi vastu? Kui me vaatame tõesti, subscriberid on palju. See pole midagi nii hullu. Aga asi, mis teeb temast nagu erilise eestlase, on see. Ta on seadnud kõrvale valehäbid, mis minul endal on ja hakanud tegema ingliskeelset contenti. Ta on üks retsilt töökamaid tüüpe. Ja see, et ta julgeb teha inglise keeles, mida mina ei julge praegusel hetkel, tunne ennast nii mugavalt, teebki temast minu jaoks niivõrd atraktiivse mehe. Okei, see nüüd muutus natukene nagu vaatame. Ta ise räägib teile, kuidas, mis tema nagu see sacrifice oli ja näete, kui töökas härrasmees tegelikult on. Nii. Tõesti, ma usun, poiss, kes sõjaväes, lihtsalt taustainfoks. Kuidas? Kaitseväest, I am so sorry. Ma ei tea seda värki, vaata mind. Vaadake, mina läksin ka sinna komisjoni, kui te küsite. Marti, miks sina pole käinud sõjaväes või millal sina sõjaväkke lähed? Kaitseväes! Miks, Marti, sina pole kaitseväes käinud? Vaadake, mina läksin sinna komissariaati, vaatasin arstile silma, arst ütles mulle, sa pole kõlbulik. Ega no loomulikult, ma olen ju niukene nagu bussvend, ma ju ei hakanud seal vastu ka, et ma olin nagu, okei, tore, olen siis kõlbmatu, lähen siis tagasi oma IT-tööle ja kirjutan koodi edasi ja never mind, miks mina pole käinud, aga vaadake, strong, independent, õige, Eesti mees. Hello my friends, my name is Artur Rehi and I am an Estonian YouTuber. See on nagu, hello my friends, my name is Bond, Mr. Bond. Artur Rehi on ainuke eestlane, kes suudaks James Bondi mängida Ida-Euroopast. Slaavi Bond. Võt see oleks midagi erilist. Ja selleks sobib Artur Rehi. Loomulikult kõik lapsed praegust mõtlevad. Marti, ma ei oska ju inglise keelt. Go to school. I got kõrvad. Värk on ja. Ma tean küll. Go to school. Learn English. Talking about the service and how I felt what we did. Because it was for me, I'm going to be honest with you, it was very difficult for me. Igal juhul, ta räägib sellest, et tema patrioodina, miks ma üldse peaksin tõlkima teile asju? Go to school, learn English. Põhiosa tuleb nüüd. Miks tal oli niivõrd raske seal kaitseväes? Difficult to serve my country in the army physically and mentally. It came in between of my life. It's my life.
It came in between of my life, my family, my friends, everything. Tõsi ta on, kaitsevägi tuleb meie kõikide elude vahele, aga tihtipeale kaitseväest tulevad inimesed tagasi ja nad on mehestunud, nagu näha, siis sellest indiviidist ei saanud kunagi meest, vaid jääbki lapseks. Kui sina vaatad seda, kes sa hiilid kõrvale kaitseväest, tubli oled, sinust ei saa ka kunagi meest. I was in the army and I wanted to continue my YouTube because I really like doing these videos and you guys love them. So every time I was let out for the weekend for 2 days, I filmed from morning to the end. Filled my days with my work. I worked a lot. All my free time went to it. Sellest ma tahtsingi rääkida. Pole kui vaja tegelikult edasi rohkem vaadata. Inimesed, kes siis aru ei saanud. Poiss oli kaitseväes, sai kaitseväest nädalavahetuseks koju, nagu ikka saavad. Tihtipeale poisid tulevad koju, tõmbavad endal ninad täis, lähevad naisi, teevad mida nad mehed tegema peavad, on ju. Aga poiss tuli koju, tegi YouTube'i. Ei ole kõige keerulisem content, mida teha, reaction videod, sellegi poolest tuli ja panustas oma aja. Töö taga on tulemus nüüdseks olemas näha. 97 000 subscriberit. Ta on viimased 8 kuud olnud seal ära. Kui me hakkame siin vaatama siit maalt, siin on siis 1, 2, 16, 17, 18 korda 6, 2 jagatud 8. 13,75 videot ja on tüüp teinud iga kuu, 8 kuu vältel. Samal ajal käies kaitseväes. Kõik räägivad, ma ei saa mitte midagi teha, ma olen kaitseväkke. Ma ei saa mitte midagi ka tegeleda oma asjadega. See on see, mis näitab, et tegelikult inimloom on nii võimekas tegema kõiki asju. Ja ükskõik mis vabanduse te endale leiate, siis vaadake lihtsalt Artur Rehi ja te näete, et te olete lihtsalt suur ei saa millegiga hakkama oma elus. Isegi kui ma ei vaata kõiki neid videoid, need pole minu content, siis jälle tüüp uploadis. Kui nüüd nagu siin videos jäi mulje, et ma natukene nagu teen Eesti kaitseväega maha, siis ei, kuidagi moodi ma ütlen, et see on väga õilis asi. Nüüd kui ma see video nagu lõpuni, mis minu mõte, palve sellest siin kõik on. Nagu te näete, vaatate siia, siis te näete 97 580. Kui me vaatame ta social base'i, siis tõesti siit nüüd, siis me näeme, väga kaugel ei ole see hetk, kui poisil saab täis 100 000. Omalt poolt lihtsalt, ma tean, et meil siin 24 tunni jooksul võib vaadata kuskil 10 000 inimest. Kui 10%-gi vähemalt läheks tema kanalisse, infonupul vajutaks ja subscribe'iks teda, me viiks ta juba 1000 võrra lähemale. Äkki mine sa tea, kuidagi moodi suudame selle nädala lõpuks omalt poolt anda nii palju indu kaasa, et see poiss saab esimene eestlane, kes saaks endale ilusa raamitud asjakese YouTube'i käest. Suured tänud, et olite minuga. Loomulikult, kui te satute esimest korda siia või olete juba Artur Rehile pannud subscribe ära, siis minule võib ka selle subscribe'i seal alla ära panna. Kui Artur peaks seda kunagi vaatama, siis ütlen sulle ausalt, sa oled minu suur eeskuju ja loodan, et kunagi, kui ma võtan julguse kokku ja ingliskeelset sisu, sa oled valmis ka minuga koos kollabima. Või mine sa tea, tulema minu kanalisse siin eestikeelset videot tegema. Oled väga külla oodatud. Ma olen siin väga niisugune avali mees. Tulge mulle kõik külla. Eile kutsun YouTube'id külla, nüüd täna kutsun Artur Rehi külla. Mine sa tea, kelle ma homme külla kutsun Kersti Kaljulaid. Kersti ja Artur Rehi, Eesti kõige legendaarsem mees ja Eesti kõige legendaarsem naine. Meie teada-tuntult näeme juba tegelikult homme, võite alla jälle kommentaaridesse jätta. Mida te tahate näha? Kelle me võiksime võtta vaatluse alla? Millele me võiksime reageerida? Auf Wiedersehen. Tschüss. Laika. Bye! Mu koer ära võtta, kui ma filmin. Minu ainuke lõbu siin. Ma hakkasin just videot filmima.